Tere! Ma teen nüüd väikese ülevaate enda tikkimistest, et ma ei ole tegelikult päris kaua aega üldse nagu nii tõsimeeli tikkimisega tegelenud, et mul on siin raami peal nüüd üks töö, mida ma tegelikult tahtsin parkimistehnikas tikkida, aga nagu te näete, siis nii, ei ole see mul päris hästi välja tulnud, et mul on mingi oma tehnika siin, millega ma seda teen. Ja siis, et mis sellest tuleb, ma näitan pilti, ma ei tea, kus mul see suurem pilt on. Et ma lasin oma abikaasal valida, et millise töö ma siis kõigepealt ette võtan. Ja tema ütles, et talle väga meeldivad majakad, ma ei tea, kui hästi siin näha on. Aga siin on nagu meri ja majakad ja maja, majakas ja maja. Et ma loodan jah, et sellest tuleb väga ilus pilt. Aga see on nüüd siis tegelikult AliExpressist tellitud koopia. Originaalist ma laadisin endale mobiili Crosstitch Saga jaoks mustri. Ja nüüd ma siis teen, siin on mul telefoni hoidik, kuhu ma panen oma telefoni, et minul on see programm ainult telefonis. Ja siis selle telefoniga ma vaatan sealt ja siis vahepeal vaatan ka skeemi pealt, et ma näeksin, et mis värviga ma pean ühte või teist sümbolit siis tikkima. Nii, ja nüüd ma näitan siis enda neid. Kas ma siis ütlen tagavarasid või alustamata komplekte. Mul on neid tegelikult rohkem vist, ma arvan. Siis, kui ma selle Crosstitch Saga endale ostsin, siis oli mul 5 tikkimata ehk alustamata komplekti ja 1 oli siis raami peal seesama, mida te just ennist nägite. Crosstitch Saga, kui ma endale selle ostsin, siis ma hakkasin vaatama ja mõtlema, et kuidas ma saan sinna need programmid alla laadida. Ja kuidas ma need mustrid sinna saan ja siis ma otsisin, et millised, see Tiina-Bell tegi sellest korraliku ülevaate, tutvustas seda tikkimise programmi või seda nagu jah, et mis loeb siis neid tikkimismustreid. Ja minule hakkas see asi huvi pakkuma ja ma ostsin selle endale. Ma tegelikult jah, tahtsin saada selle, mida ma praegu tikin, seda majakaga pilti, ma tahtsin saada selle nagu seda elektroonilist varianti, et mul oleks lihtsam seda tikkida. Ma lõpuks ka sain, ma laadisin alla endale originaali ja see muster klappis. Aga ennem kui ma selleni jõudsin, ma leidsin sealt internetist ühe mustri, mis mulle väga meeldis, nii et ma ostsin kõigepealt või sain tegelikult tasuta mustri ja siis ma hakkasin vaatama, et äkki ma leian ka selle komplekti, et mida siis nagu selle mustri järgi tikkida, et me peaks hakkama ise neid lõngu ostma ja komplekteerima. Ja firma Riolise komplekt oli see. Ja siin vene naised on teinud niimoodi neid enda neid tööde tutvustamisi, et nad on nagu pannud need tagurpidi, et sa näed alguses lõngu ja sa ei näe seda pilti. See originaalkott läks katki, nii kui ma selle esimest korda lahti tegin, et võib-olla see Riolis pakib mõnda asja paremini, aga igatahes see kott läks minu käest katki ja seda uuesti ma pakkida enam ei saanud. Ja pidi ta nüüd on, et ma keeran siis selle nüüd sedapidi, et te näeksite, mis pilt sellest peaks tulema. Roosid on ühed minu lemmiklilled. Et see on siis, mis mind nagu selle komplekti juures üllatas, oli see, et see kangas on, ma ei tea, kui hästi siit on näha. Siin on töö suurus 35 × 55 ja see on Aida 15 kangas ja ta on niisugune beeži värvi. Ja ei ole mul mingeid läikivaid lõngasid, ehk mulineed ei ole läikivad ja mulineed on meil ankori omad.
et see on nüüd üks siis nendest tegemata asjadest. Aga mul on neid veel. Teine komplekt on siis, mis on ühes eelmisest videodest näha olnud, valgete liiliate komplekt. Ka sellele ma leidsin Cross-Stitch saagasse laetava mustri, et ma olen väga õnnelik selle üle, et kui ma nüüd selle majakaga olen lõpetanud selle pildi, siis ma järgmisena alustan nende liiliatega, kuna see on mul plaanitud kingituseks. Ma ei hakka, kuna see ka läks katki, Reoli see pakendid minu käes ei püsi, siis ma pakkisin, jätsin ta sellesse ümbrikusse, millega ta tuli. Siis on mul siin veel üks komplekt. Et kui te näete, siis siin on ka, ei ole need lõngad väga sellised läikivad. Muidugi ega see kaamera ei anna ka nüüd päris õiget lõngade värvi. Et see on nüüd Maria Iskusnitsa komplekt. Ja tuleb tas siis selline teeaeg. Millal ma selleni jõuan, et ma seda tikkima hakkan? See tegelikult seisab mul juba päris kaua. Ma olen siiani ostnud komplekte ikka rahakoti järgi ehk võimalikult soodsalt. Aga nüüd ma mõtlesin, et ma hakkan proovima erinevate, kuidas ma siis ütlen, erinevate firmade toodangut. Noh, see kunagi siis, kui ma olen enam-vähem need oma tagavarad ära tikkinud. Et see on siis, tuleb 22x32 sentimeetrit. Ja on Aida 16, mulineed on Finka ja isegi nõel on siin, et see on Hemlin nõel kaasas sellega. Ongi selline kuldne, natuke teravama otsaga. Et ükskord ma jõuan ka selleni. On mul siis tagavarades veel üks komplekt, mida ma olen päris ammu aega tagasi ostnud. Ja milleni ma pole jõudnud, see oli üks nendest, mille vahel mu mees sai valida. On siin mul laua peal nüüd üks pahmakas neid mulineesid. See on ka ostetud ilmselt AliExpressist, ma isegi ei mäleta enam. On siin number 15 tagavara veel, nagu lisaks pandud. Ja päris korralik pahmakas. Aga see on nüüd selline kangas, kuhu on see muster peale trükitud. Ja ma ühe sellise pildi olen tikkinud ja ma ütlen ausalt, et mulle väga üldse see ei meeldi. Sest et see tuleb ära pesta, et see ei paistaks välja alt ja minul andis ta värvi. Õnneks nagu ei ole see töö rikutud, et kui ära raamida, siis on täiesti okei. Aga üldiselt ma rohkem selliseid komplekte osta enam ei soovi. Aga võib-olla oli see ainukene, mis niimoodi värvi andis. Et siin on näha, mis pilt sellest tuleb, aga ma keeran ka, see on originaalkott, et ma keeran ka selle, siit läigib, et tuleb selline laste pilt. Laste sõprus, Mona Lisa komplekt on see. Siis on mul siin veel üks selline komplekt, mis on AliExpressist tellitud, odavam variant. See on ka päris vana. Siin on ka hunnik erinevaid mulineesid ja selline trükitud kangas. Et muster on siin kanga peal. Mõnes mõttes on ju tore, et sa teed nagu värvide järgi. Et ma olen näinud palju YouTube'is, ma olen nüüd viimasel ajal, kuna ma olen selle tikkimisega hakanud rohkem nagu tegelema, siis ma olen vaadanud hästi palju neid YouTube'i neid videosid, mis inimesed on sinna postitanud oma tikkimistest ja asjadest ja seal nad ka tikivad selle kanga peale ja ma ei ole nagu nurinat kuulnud, et
kuna mul on üks ebameeldiv kogemus, siis ma olen pisut ettevaatlik selliste komplektidega. Ja kui ma sellega ühele poole saan, siis peaks tast tulema selline näkineiu. Aga kuna see on üks odav selline AliExpressis tellitud komplekt, et siis ma üldse ei teagi. Kindlasti ma ei leia sellele komplektile, no võib-olla leian, aga ma arvan, et ma ei leia sellele komplektile Cross-Stitch Saga jaoks allalaetavat mustrit ja mul tuleb seda siis skeemi järgi tikkida. Aga noh, millal see juhtub, ma küll praegu ei tea. Ka sellele on originaalkott katki läinud ja ma olen ta pakendanud ühte teise kotti, et ta seisaks mul ilusasti. Siis ma ikka kõik oma tööd, ka need, millel kotid katki lähevad, ma panen ikka kile sisse, et nad ei saaks kahjustada. Ja viimane, mis mul siin on, tagavara, on suhteliselt pisike DMC. Nii vähe lõngu pole ma ausalt öeldes näinudki, sest ma A1 juubelikaardi ma olen tellinud nii, et mul on terve komplekt. Ma olen tikkinud palju kaarte, õnnitluskaarte ja olen küll ostnud internetist mustrid, aga lõngad olen ma ise siis omal käel kokku pannud. Et mul on päris suur, muljet avaldav mulineede tagavara kodus täiesti olemas, sest ma tegelikult olen nagu pigem spetsialiseerinud kaarditikkija kui siis nende suurte piltide oma. Aga mulle meeldivad ka need suured pildid. Siin on siis tükk aidat, mille peale seda pilti teha. Muster. Et see on üks nendest, mis mulle siis siin postiga tuli. Ja on see siis selline RTO oma. Et nüüd ma mõtlen, et kõigepealt ma peaksin ikkagi tegema ära need, mis mul juba on. Ja kui ma olen nendega kuhugi maale jõudnud, siis ma kindlasti ostan endale erinevate firmade mulle neid komplekte, et lihtsalt võrrelda seda kvaliteeti, neid mulineesid, mida kaasa pannakse, skeeme, et ma olen kuulnud tüdrukute suust, kes YouTube'i oma videosid üles laevad, et osasid skeeme on väga raske lugeda. Nad on neid paljundanud ja suurendanud. Aga eks ma pean oma nahal proovima. Ja siis mis mind veel huvitab, on see, et paljudel komplektidel on tegelikult ka pärlid erinevad sinna peale kinnitatavad. Et ma tulevikus kindlasti valin mõne sellise komplekti veel tegemiseks, kus on ka pärlid. Aga täna on august 22 juba ja järgmisel nädalal ma lähen operatsioonile. Ei midagi tõsist, aga peale seda olen ma 2 nädalat haiguslehel. Et mis siis ma loodan, et annab mulle selle võimaluse rohkem tikkimisele pühendada, kuna ma ei tohi tõsta mitte midagi. Ja süüa ka eriti ei saa, et siis võtan vaikselt kaalus alla ja pühendun tikkimisele. Et nõela ma vast ikka liigutada tohin ja diivani peal istuda ja televiisorit vaadata. Aga teile kõigile ma soovin kaunist suve lõppu ja suht varsti algab kool, nii et ka ilusat algavat kooliaastat. Aitäh, et te mind vaatasite, kuulasite ja edukat tikkimist!